Ma olen Andri, töötan Verstonis objektijuhi meistrina, suvel olen pindamisel objektijuht ja talvel jälgin ilmatee ilmakeskuses. Verstonisse jõudsin niimoodi, et teise aasta koolipraktikal kandideerisin, võeti praktikale, meeldisin neile, siis kutsuti järgmine aasta tööle ja nüüd olen 2 aastat täiskohaga töötanud Verstonis. Ma olen üldehituse pealt tulnud, et üldehituse taustaga ja Verstonis oli nagu, mis kõige rohkem tõmbas, oli just see meeskond, et kõik on nagu hästi sõbralikud, abivalmid ja see on ka nagu igal tasandil, et objektil ja kontoris, et kõik võtavad alati hästi lahkelt vastu ja see nagu, mis võib-olla kõige rohkem tegi nagu valiku siis Verstoni kasuks. Valgus oli kindlasti raske ja siis ka hästi raske oli esimene aasta, kui anti terve meeskond, et kuidas siis kõik asjad läbi koordineerida ja kuidas nagu kogu aeg töö jookseks. Aga mida aasta edasi, siis enam ei astu samasse ämbrisse ja on kõvasti lihtsam. Et juba tead, kuidas asi käib ja asi sujub poole lihtsamini. Niisuguste väljakutsetega tulemisega on nagu minu jaoks on kõige suurem abi, et sa nagu planeerid ette ja mõtled läbi nagu erinevad olukorrad, et kui see juhtub, siis ma teen niimoodi, kui nii juhtub, siis teen niimoodi, et siis annab nagu leevendada neid tekkivaid probleeme. Ma tunnen, et Verstonis kehtib, et kus on tahe, seal on tee, sellepärast, et igal tasandil näiteks ongi, et objektil kõik mõtlevad kaasa ja samamoodi nagu ka kontori poolelt, et kõik nagu näevad vaeva, et nagu justkui ühist tulemust saada. Ambitsioon väljendub ettevõttes meil niimoodi, et kõik pingutavad, kõik näevad vaeva, kõik pakuvad alati ideid välja, et kuidas teha paremini, et see on näiteks tulebki, et uus objekt teeme niimoodi, räägime kõik omavahel läbi ja siis uuesti, kui valmis saab, siis analüüsime ja liigume edasi niimoodi. Pindamine on hästi kiire töö, et mitu objekti päevas, et võib-olla kõige suurem inspiratsioon kogu aeg edasi teha ongi see, et sa näed kohe oma tulemust ja selle põhjalt saad juba edasi minna. Kui tee ääres teedki näiteks vallateid ja sinna tuleb mustkate, kus on hästi pikalt olnud kruusatee ja siis tullaksegi ligi öeldakse, et kuule, maru äge, et me saame ilma poriste autodeta sõita ja tee on valmis, et nii kaua oodanud. Et ikkagi on hea meel, et kui tee on valmis, inimene tuleb, et oi kui äge ja tuuakse õunu või keegi toob mingit aia saades, et see on ka hästi vahva alati. Et kõige suurem motivatsioon ongi tulemus ja nagu tahe iga kord natukenegi kas või paremini teha. Ma arvan, et kui ma kellegi kingadesse peaks päevaks astuma, siis iga objektijuhi unistus on kindlasti olla projektijuhi rollis korra, et näha läbi kas või tervet, kuidas objekti kujunemist. Kuigi päevaga ma arvan, see on suhteliselt keeruline. Aga samas on ka autojuhi roll on niisugune, et ta on reaalselt see inimene, kes selle töö ära teeb ja selle tulemuse, et ka tema rollis võiks olla korra, et siis saab nagu pildi ette, et mis on tema murekohad ja mis on tema rõõmud. Minu tahe oleks, et teed, mis me ära pindame, peaksid kaua vastu kindlasti ja kindlasti, et liiklejad tunneks rõõmu sellest ja hoolde peal oleks selline tahe, et kui hoole on tehtud, et siis ikkagi kõik jõuaks ilusti turvaliselt koju.